5. karutükis tuleb juttu lörtsi limonaadist ja lumekruupidest. Ja võib-olla peaks ette rääkima sellest, mis asjad need lumekruupid on. Lumekruupid sajavad siis, kui natukene nagu sajaks lund, aga on tegelikult üsna soe. Ja lumi muutub sellisteks väikesteks, hästi kergeteks pallideks. Nii et nad langevad maha natukene nagu tibatillukesed herned. Nii et kevadel, kui päris soe kevad ei ole veel tulnud ja sügisel, kui suur talv ei ole veel tulnud, siis võib-olla mõnikord märkate, et maas on sellised lumeterakesed. Neid kutsutakse lumekruupideks. Ja nendest tuleb selles loos juttu. Maga magusalt väike karu, ütles lillekäpp ja sikutas mulle teki peale. Näe unes lumehelbeid ja lumekruupe, ütles ta veel. Aga mina nägin hoopis unes, et ma olen müüja ja töötan ühes hästi väikeses unepoes koos oma hea sõbra Tiki ja Triinuga. Sellises poes, kus kõik ütlesid üksteisele tere ega kadunud sugugi laiade riiulite vahele ära. Sest pood oli nii väike, et polnud ruumigi ära kadumiseks. Me müüsime poes igasuguseid tarvilisi asju. Riiulis olid niidid ja nõelad, uneliiv, vorstid ja viinerid, tuubiliim, saiad ja sepikud, sinine sädelus, korvid ja kopsikud, lillad klaaskuulid, keerusaiad ja 3 suurt tulbipildiga vaasi. Ja see unepood nägi välja selline. Võib-olla olete ise ka mõnikord sinna sattunud. Veel olid seal poes ilusad roosilised rätikud ja soojad sallid. Kui poes parajasti ühtegi ostjat ei olnud, tikkis Triin iga salli otsale ühe tihase või leevikese või purjepaadi. Ühe salli peale tikkis ta väikese musta terrieri ning ütles, et see on Šoti mohair terrier. Selline terrier on väga haruldane. Ta on ekstra salli jahiks aretatud. Ja muidugi olid meie unepoes müügil kukekujulised lutsukommid ja magus šokolaad. Aga üks riiul oli selline, kus olid asjad, mida läheb ainult hästi magusas unes vaja. Selle riiuli peale panime karpidega lumekruupe ja lumeriisi ja purgikesega tormimoosi ja väikese vaagnatäie rõõmutaina pirukaid. Lörtsi limonaadi panime riiuli kõige tagumisse serva. Seda millegi pärast ei osteta eriti hea meelega, kuigi seal on tore vurts sees. Kui keegi tahtis meie unepoest midagi osta, pidi ta lugema ühe luuletuse ja kauba eest maksma ei pidanud. Lumekruupide ostmiseks tuli lugeda ilma teadet. Uudistes lubati lumekruupe. Varsti tuleb ka lumeriis. Jope selga ja käpikud kätte. Homme on ründamas prisken priis. Lumekruupidest pudrumemme homme teeme nii märtsini välja. Valmis panna lusikad kausid, lumepudruga pole nalja. Sellise luuletuse eest sai unepoes osta terve unekilo jagu lumekruupe ja 217 grammi veel peale kauba. Ilusate siniste silmade eest. No ja siis tundsin, et keegi sikutab mind jalast. Ärka üles väike karu, ütles lillekäpp. Müüja ametiga said sa tõepoolest päris kenasti hakkama ja rõõmutainast tehtud pirukaid ostaksin ma isegi hea meelega. Aga mis siis, kui sa peaksidki homme päev pagariks hakkama? Sellega vist ikka igaüks hakkama ei saa. Selles loos oli juttu unenäo poest, kus on lõputult palju asju müügil, aga siia pildile on peidetud ka selliseid mänguasju, kes elavad mänguasja muuseumis ja võib-olla leiad näiteks üles väikese eeslikese, kes elab mängutoa kõrval ja selleks, et seda ära tunneksid, näitan sulle teda.